Tere õhtust, rahvas! Kuidas meil tuju on? Väga hea! Puntsomaania, Eesti number 1 live-komöödia podcast. Te olete siin, te olete kohal, aitäh teile tulemas. Tule sina ka. Sa oled legit 2.10 pikk või? Tavai. Te töötate kõik Luminoris või? Olete jah? Sa oled Smilersi kidravend. Ära hakka siin minuga. Tava ikka. Kuule, ühesõnaga asi, tegelikult lihtne Puntsomaania, teate, mis kontseptsioon on, võtame ette Kohtingu lood. Mul on siin sõbrad, kelle me kohe lavale kutsume. Minu nimi on Hendrik Puntso, midagi rohkem pikemalt ei olegi. Aga, ma ei tea, kas te teate, võib-olla teate. Andke mulle uuesti aplausiga märku, kui paljud teist on vaadanud YouTube'is Puntsomaaniat? Okei, enamus teate. Ja teate, ma ise ka ei ole tegelikult nii palju YouTube'is üldse asju teinud ja tead kommentaarid, seal on kommentaarid. Ja mul oligi siuke plaan nagu, et ma võtan Steni siia, kes on mu sidekick, eks ole, ta on nagu siuke väike pikse varras, eks ole, kes võtab, aga ta kurat saab nagu täie rauaga. Võtaksimegi need kommentaarid tegelikult ette praegu ja teeks siukse väikse kvartali ülevaate. Mis siis Sten siin teinud on? Kohatu tõesti su sõpradest pime vend lugema panna. Okei. See oli minu kohta ja kurt vend pilli mängima, sest ta vist ei kuule, et teised räägivad ja ikka klimmerdab edasi. No see kinda oligi see point tegelikult. Mis asi see klaverimängija on? Muidu laevärk. See muusik võiks tõesti maha rauneda veits oma panusega saatesse. See pillimees pange põlema. No ei ole head väljavaated sul, Sten. Lähme järgmise juurde. Liigme ropendamine ja muusiku suvapeeru hääled tõmbavad vaibi alla. Ei taha kritiseerida, aga see Sten-Erik tuleb kindlalt eemaldada. Tõesti häirib, muidu sitaks kõva show. Aitäh sulle. MR Rolts T. Väga hea. Sten ikka päris pask. Aga ta nii pask, et teeb isegi vaibi paremaks. Less is more. See siiski ei muuda fakti, et ta pask. Muu arust on küll tore vend see sidekick. Türa, kes see tüüp on? Purjus inimesed ka siia sattunud. Minu arust on tore vend. Ei, ühesõnaga tegelikult siin ongi üks tagasiside, et kustutage see pillimees ära, please. Tead, mina kuulan rahvast. Mina kuulan seda, mida inimesed ütlevad. Ja Sten, sul tegelikult ongi väike uudis, et sul on tehtud. Sa võid nahhui tõmmata ja ma ei taha sind enam pillimeheks. Ei päriselt ka, see on tagaruum, see on backar seal. Ei tõmba nahhui, kuuled mind, jah? Aitäh su teenete eest. Aitäh sulle. Tere, need on minu krõpsud, kuule. Tõmba. Ei päriselt ka. Tõmba nahhui, jah, tänks sulle. Aitäh, sellist Sten-Erik Allikas 3 saadet. 3 saadet tehtud. Aga ma ei saa jätta seda positsiooni tühjaks ja ma leidsin täiesti haige venna Okidokist, leidsin endale uue sidekicki. For real. Ta meenutab mulle kedagi, ma ei mäleta, kes see on, aga ta nimi, oleme valmis ta lavale kutsuma, on Jürgen Higi. Seal pool. Kuuled sa, Jürgen? Seal pool istu. Oota. See ei ole sees. Me rääkisime. See töötab või? Mul on paar kingitust ka, ma tulin niisama siia tühjade kätega. Et ma nagu tahtsin tuua teile. Mul on ka sponsor, on ju? Me ei rääkinud seda läbi tegelikult, tee ära kuule. Isa, sul pojad, näed, see toidab poiki ka. See on Smilersi kitarrimees, jah? Temal on vaja. Ja seal pidi mingi biffid ka olema, oota. Teil on vähe kallim, rännarootsi on teile. Biffid on 3. reas alles ja nad ei julge lähedale istuda tavaliselt. Ma võtsin endale nagu lemmikraamatu, võtsin ka kaasa. Sest mul on alati tõde ja õigus. Et mul valimised on tulemas varsti, on ju, ja ma mõtlesin, et ma tulen lihtrahva sekka ka natukene. Väga hea, kuule, super, paneme selle ära. Mine istu oma kohale. Oota, kui keegi ta minu eest ei hääleta, siis... Okei.
pane see mikrofon siia, mine oma kohale, oskad klaverit mängida, ma loodan, teed ära selle otsa. Jürgen Higi, daamid ja härrad. Loodame, et ühesõnaga jah, meil see tüüp, kes ennem oli selle koha peal. Meil see tüüp, kes ennem oli... Sten oli päris normaalne tegelikult. Ta oli suht sama nagu sa. Okei. Okei. Tead, kuidas see kontseptsioon käib, värki-särki? Ei, see on mingi pask jälle. Mida iganes. Kuule, kas me oleme valmis külalisteks? Suurepärane! Kutsume lavale neist esimese. Temaks on Daniel Weinbergs! Mees, kes on teinud komöödiat pool enda elu. Istu maha. Väga hea, et sa tõid veel jooki. Jaa, võid ükskõik kuhu istuda. Suurepärane. Mis tunne on, Dan? Nagu sa valasid endale vett just peale. Kuum tunne on. Miks silma ei näe? Kuum tunne on, aga aitäh, et kutsusid mind siia Kill Tõnu saatesse. Kill Tõnu. Väga hea. Ei, sind ka hea näha. Tegelikult me Daniga nagu, meil on siuke kolleegi suhe nagu, et me lihtsalt teretame ja... Mina ei tereta. Ka tõsi, aga ei, ta on tore poiss ja ta on üks päiksejänkudest rääkides, kas me oleme valmis täna õhtuseks teiseks külaliseks? Teie aplausi saatel lavale tuleb Roger Andrem! Oh my god! Täiesti sõge. Vendadel on maskid ees. Te olete kontseptsioonist aru Wrestling. saanud. Wrestling, väga õige. Mis tunne on teil? Hot tunne. Need on seksuaalsed maskid. Ja ma saan aru, jah. Need on tegelikult kohtingulood. Iga lugu ei ole seksilugu, ma igaks juhuks ütlen. Ainult kepp. Kluk. Võta mul kõrvadest. Kluk. Te olete valmis, ma saan aru. Me oleme väga valmis. Väga valmis. Seleta kontsepti meile, me pole videot näinud. Ma seletan kontsepti, aga ennem veel me lähme reklaamipausile, sellepärast, et ma unustasin enda iPadi maha nagu alati. Me võime lihtsalt, te võite rääkida midagi. Ongi niimoodi või? Oleme naljakad nüüd, Roger. Ja väga hea. Jürgen, pane mingit mussi meile taha. Oli Jürgen või? Jürgen Higi. Jaa, tulista. Kelle kohta Puntsu juba ütles Jürgen Ligi 2 korda. See bitt ei olnud committed. Jürgen Higi. Ja me oleme reklaamipausilt tagasi. Ta käib vahepeal kraanikausis munni pesa. Väike freshen up. Okei, see on lahe publik, nad loevad uudiseid. See on härrasmeeste loputus, on selle nimi eesti keeles. Ja see on jumala okei seda teha, see on väga hügieeniline. Ta pesi seal raha. Veits viskas nagu beebilausta juba sisse vist. Ma ei ole beebil. Ma ei tea, millest sa räägid, mina oma munni ei pese. Ma panen oma pussuse munni sulle suhu. Okei, kontseptsioon ja kohtingulood, ühesõnaga publik siit on saatud meile lugusid, sitaks lugusid ja kusjuures parim lugu ennem ei rääkinud teile, te peate välja valima ka ühe parima loo, nii et jätke meelde, parim lugu saab täna Converse'ilt Ketsid. Teeme aplausi sponsorile Converse! Suurepärane. Ja kuna meil on lugusid tegelikult nii palju, siis võime kohe pihta hakata, ma arvan. Vaata, meil on nagu siuke väike, me tahame nagu spice up'ida ka seda veits, vaata. Okei, vaata, meie mõte on nagu see, vaata siin publik, no me tahame, et ta ka nagu asja nagu seotud on ju. Ja siis vaata, see meie point on nagu selles, vaata, ma olen keegi publiku liige, kes tahab väga osaleda selles asjas, ma olen talle siukse vahva puldi. Okei, siuke vahva pult. Ja see pult kontrollib siukest vahvat mänguasja, on ju. Ja selle vahva mänguasja, on ju, selle me paneme Danile sisse. Jah. Oota, vaata, kas ta läheb sisse ka või? Töötab või? No.
sa saad kiirust valida sealt ja siis nagu selle järgi ka Tänni kiirust. Keegi on ekspert, jah. Okei, põhimõtteliselt vaata, siin on 2 nuppu, on ju, see alumine sisse-välja, paned ühe korra, siis Tännil hakkab põrisema see asi, on ju. Ja siis siin teisega sa saad nagu, teisega saab vahetada seda nagu, kuidas ta põriseb. Vaata, ta nagu vilgub ka ja teeb asju. Aga ja, Tänn paneb selle endale sisse ja siis, kes see publiku liige on, käsi püsti nüüd, kes tahab Tänni rahuldada. Läheb sinna, püüa. Väga hea. Teeme testika ka või? Pane sisse. Näitab, et nad ei näe laua tagant, et sa päriselt paned sisse. Ei, väga hea. Okei. Aitäh, Jürgen. Jürgen, sa olid pärast pestus. Suurepärane, tehke test ära, siis saame alustada. Jah, ka tee testikas. Mul on tunne, et seal pole levi. See ei võta nii kaugelt. Vajuta nagu korraks seda sisse nuppu. No nüüd ma pean välja võtma. Tegelikult ja võib-olla me oleks pidanud valima, no äkki ma oleks pidanud ise panema, sul nagu munn ei tööta. Oota, korra käis, pane uuesti. Oota, sa juba ühendasid oma smart-kellaga seda kuidagi. Äkki kellelgi teisel on ka publikus asi sees praegu. Thank you, Jarvis. Väga hea, nüüd töötab. Alustame pihta. Kas me oleme valmis kuulma täna õhtust esimest lugu? Suurepärane. Esmakohting. Tüdruk saadab 2 kleidipilti ja palub valida, milline talle paremini sobida võiks. Valin musta asemel punase ja lisan, et tegelikult vahet pole. Sest õhtu lõpuks tuleb see niikuinii seljast ära võtta. Et paljastuks ta naturaalne ilu. Tüdruk saadab seepeale kleidi ostulingi. Ma blokeerin numbri ja me ei kohtugi. M ja siis ta on kirjutanud nime ka siia. Kristo Geenias. Ja telefoninumber ka 5805-3370. Kes tahab endale meest, kes ei osta midagi sulle? Kristo Geenias. Päriselt ka, siuke nimi on siin kirjas. Siuke värk on täna. Feminism. Ise ju tahtsite. See Pihv tahtis nagu... Kleiti. Oligi lihtsalt niimoodi. Ta küsis kumb kleit vaata ja siis ta tõmbab nagu orgi otsa, saad aru? Ja saab raha kätte kohe niimoodi, jah? Jah, aga see vist Kristo Geenias, äkki see on, et Kristo oli Geenias ja Geenias tehti seda. Geenias on perekonna nimi, vaata, Kristo Geenias. Ongi, jah? Jah. Või on T-täht Kristo Geeniast? Seda ma mõtlengi. Ta nägi selle skämmi läbi, vaata, ta teeb ise tegelikult teistpidi neid tavaliselt. Prints Amundast ja Kristo Geeniast. Oota, aga lihtsalt tüüp ei ostnudki talle kleiti nagu või? Ei ostnud, no ega see ei olnud tüüp, see ei olnud naine tegelikult, vaata. Aga ta oligi Kristo nagu, ta oli tüüp nagu tegelikult või? Ma ei saa mitte sittagi aru praegu. Tead, see ongi see kontseptsioon siin, et me keegi ei saa sittagi aru, aga ühesõnaga see tüüp ei ostnud naisele kleiti ja ta pani enda telefoninumbri siia lõppu. See on väga huvitav, see on esimest korda. Selline esimene lugu. Aga me saame helistada ka talle praegu või? Seal iPadis sa ei saa call vajutada või? Mul ei ole kus juures seda. See oleks väga naljakas küll. See oleks päris hea, vaatame, kellel telefon heliseb siin praegu. Aga kus juures meil on see ka, et meil on osadele on juurde kirjutatud need, tähendab, kes on pannud nagu kirsid, siis tähendab, et see inimene on nõus kommenteerima seda. Ja kus juures ühte kirsi ma oma arust ennem nägin nii, et meil on üks lugu, mida ollakse nõus ka kommenteerima. Ja me teeme selle võib-olla ära. Nüüd, kuule, lähme järgmise looga edasi. Kunagi ei tea, mis tuleb. Tän mängib, aga keskendume. See on see alumine nupp. Praegu käib. Praegu ei käi, praegu käib. Oled valmis? Püüa. Oi. Ära muretse, see on vastupidav. Läheb garantiisse. Tänil läheb 2 tükki kuus garantiisse neid. Proovi see alumine nupp. Ei, see teine. Tere, ma tahaks näha, kuidas sa kodus vaata, viska tagasi, äkki see ei tule nii kaugele. Käib, jah? Jaa, aga ma ei tunne midagi. Vaata, viska siia korra. Äkki... Aga vahetage ära, kuule. Tehke teist. Vahetame või? Võib-olla sa Tän lihtsalt ei tunne. Ma annan Roris Kovelile. Näe, proovi. Nii, hoia all seda. Korra vajuta. Tän on nii nõudlik. Korra vajuta seda ülemist. See ülemine.
käis, mehe kätt on vaja. Suurepärane. Las ta olla sees natuke. Nii, käisin eelmine suvi tüdrukuga väljas. Algul käisime söömas ning niisama hängisime kuskil Telliskivi kandis. Too suvi käisid jalgpalli EM-i mängud ning mõlemad tahtsime vaadata sellel päeval käivat mängu. Pakkus välja enda pool vaadata seda ning me ka siis läksime. Lõpuks oli see kõige igavam 0-0 tulemusega mäng, mida ilmselt kumbki näinud olime ning siiani mõtlen, et äkki see oli põhjus, miks midagi lõppude lõpuks välja ei tulnud. No see teit oli ka suht 0-0. No. Kõige ilmekamalt lugema, ma nagu reaalselt, ma jään vaatama see, kus sul higi mööda põska alla voolab. Ma nagu... See on nagu nii monotoonse häälega loed läbi, ma ei saa aru üheski tegelases, kes seal on. Sina loed järgmise. Kus sul? Miks sa ei taha põristada enam või? 3. Okei, pane põrin kinni, palun. See tuleb hea. Kas me oleme valmis 3. looks? Holy shit. Kuigi mul jäigi põrisema nüüd. Oota, viska tagasi korra. Juba on 3. inimese käes, jah? Okei, kannatan ära. Lihtsalt nagu, okei, fucking tulen püksi laval. Fine, seda me tahamegi. Kui nad teaksid, kui keeruline see sul on. Oota, siis läksid nagu mängule, aga ei olnud head skoori ja siis mees ka ei skoorinud. Jah, siit mäng... Vaata, naistel on vaja seda adrenaliini. Nad ajavad segamini adrenaliini armastusega. Siis kui ei olnud seda pingelist mängu, siis oli ka nagu, ta aju tõlgendaski, vaata, see on igav mees. Ehk vaata, kõik ei peagi olema nali, mingi asi võib olla elutõde ka. Samas see on juba suht surnud kohting nagu Biffiga jalgpalli vaadata. Ei, 100%. Ei, nagu reaalselt, ma nagu ei viitsi isegi vaadata, nagu see on ju pikk mäng. Ja 0-0. Ja 90 minti pluss paus. Sittagi ei toimu. Muru ei tahtnud niitma minna. Ja tegu sa terve aeg snäkid, kõht on valus lihtsalt. Kuse häda järjekord. Ei nagu legit, ma kujutan ette, nad olid lihtsalt nagu, sellepärast sittagi juht, nad nagu olid nii mälus lõpuks. Tegu sa nagu vaatad vutti ja jood terve aeg. Ja siis lõpuks ongi sul see, et kuradi sõida koju lihtsalt. Okei, ma loen järgmise loo, jah? Ja. Me pannemegi hästi tempot siin, jah? Meil on suht palju lugusid, jah? Mul on terve aeg põrisend praegu. Aga no see... Mul põriseb praegu ka, mul on selline... Oh my god. Mul on selline... Ma võib-olla poleks pidanud enda mikrofoni panema sinna. Kuidagi veider on. Ska merelõhn on. Turisti eine läks lahti või? Oota, ma päriselt loen järgmise. Ja, 3. Davai. Tutvusin Tinderis ühe noor härraga. Nii et me teame, et see on naisterahvas on ju. Vaata, ma nagu annan konteksti. Väga tubli. Tutvusin Tinderis ühe noor härraga, kes juhuslikult oli mu sõbranna venna pikaaegne sõber. Tere nagu, see on nii Eesti. Iga tüüp on su sõbranna venna pikaaegne sõber. Tundus norm, eriti kuna pidavad päriselt okei tüüp olema ja nii... Ongi lihtsalt siuke lause. Pidigi okei tüüp olema ja nii. Ja nii. Biffidel ongi nii vähe. Ma ei saa aru, mida nagu valalised tüübid vinguvad, kui see on standard. Ei no tundus, et on okei või nii. Mõeldud tehtud, sellest sai minu esimene ja viimane, sulgudes, see on sulgud, ja viimane Tinderi date. Alguses tundus väga viks ja viisakas noormees. Jutt ka jooksis ja meil oli minu meelest sama huumor. Kuid üks hetk sain ma aru, et minu sarkasmi ja irooniaga mõeldud kommentaarid olid tema jaoks täiesti tõsised vaatenurgad. Näiteks alustas ta ühe vestlust väitega, et elu Natsi-Saksamaal ei tundu tegelikult üldse nii halb, kui räägitakse. No jaa, kui sa sakslane oled. Ega kõigil ei olnudki sitt. Jah, legit keegi käiski Mart Sandriga teidil. Teegu terve kodu on selles temaatikas. Ega Mart Sandril poleks ka hea olnud seal. See ainuke naine, kes käis Mart Sandriga teidil Eestis. Aga tead, kui pettunud ta võis olla, et Kairit tuligi pokkeri õhtule.
rikkus kogu vaibi ära. Meil pidi vorsti pidu olema. Nii, kus me jäime? Nii, väga hea saksa värk, see oli äge, on ju. Ajalugu kirjutavad võitjad, sellepärast ka nii negatiivne kuvand loodud natsidele. Oh shit. Võib-olla saaks pidanud ise selle lugema. Ma tean, et minu häälega seda kuhugi klippida. Seda võidakse kasutada sinu vastu. Ja siis oli mingisugune, nüüd on mingi pop ja noortepärane Seisaikrn, ma ei tea, mida see tähendab. Ma ei tea, see tundub, et see on oluline osa sellest loost, aga nagu Seisaikrn. Tead, kui see nagu, see teit võis olla nagu wild. Lihtsalt nagu üks räägib, et natsid on ägedad ja teine vastu. Ja see ongi see adrenaliin. Ja, see tõmbab käima. Ei nägid parem teit, kui see kuradi jalgpalli vaatamine. Aga nagu, on ju, poole sammu pealt ära ka minna ei saa. No tegelikult saab, on ju. Alati saab. Ja, aga seega jalutuskäik jätkus. Sain selle aja jooksul teada, et mehe pikad juuksed näitavad võimu. Ma olen feminist, aga naised peaksidki vähem palka saama ja kodus lapsi kasvatama. Okei, nüüd see tüüp hakkab nagu sümpaatsena tunduma. Kui mul oleks kodu pakkuda. Nii. Kurat, see piss paneb niimoodi krooksutama. Aga varsti kuluks üks uus nii-öelda rassipuhastus ära. Mul on nii hea meel, et Dan on siin selleks episoodiks. Selleks looks. Oot, milles probleem? Miks nagu uut teiti ei tulnud siis? Ja Henste natsi jutt. Veits haige mõelda, et ka noorte inimeste seas on sellist maailmavaadetega inimesi. Nii vähe. Nagu see, kui palju ta nendel teitidel käinud on. Nagu ma proovisin vanemaid mehi. Kõik armastavad natse. Ma võtsin noorema, tema armastab ka natse. Meil on midagi väga perses ühiskonna nagu päriselt. Ongi nagu natsi teema üleval. Rassipuhastus kulub meil ära. Aga nagu ma ei teagi nagu, tegelikult see kõlab nagu teit, kus tegelikult võiks ju lihtsalt ära jalutada ka. Või nagu, ma ei tea, miks ta jäi? No. Mis asja? Oligi jah. Oota, tõuse püsti, siis me näeme. Sina käisid või? No käes kinni, pluss Arbeit macht frei värav oli lukus. See ka natuke pidurdas. Mis sina, Jürgen, arvad sellest? Ja need olid vanad head ajad. Käisime ikka käest kinni ja lahti ei lasknud. Tead, ärge virisege kogu aeg nii palju ka naised ja sööge konserve ja ärge olge vaesed. Õlitage oma käsi ära enne kohtingut, siis ei saa teist kinni hoida keegi. Ja ilusad silmad on tavaliselt kinnise suu kohal, nii et teate küll, Teate küll neid minu ütlusi ju. Tegelikult Sten on ülinormaalne vend. Ma ei tea, millest nad sinna räägivad. Ei, seda küll, Jürgen, jah, et ega sa tundud ka nagu siuke kahtlane, et vaatame, mitu osa sina siia jääd. Ei no põhiseadus lubab olla inimestel rumal. Valitsusel mitte, eks ole. Sellepärast ma olengi siin, et tõde ja õigust suurepärane. Jagada. Kas ma olen valmis järgmiseks looks? Ma arvan, et olen. See on suht lühike. Lausa 2 lauset. Siis loed ise, jah? Sellega ma saan hakkama. Sa suudad seda? Eelmängu ajal küsis kutt tuhates, kaua ma seda tegema pean? Holy shit. Nüüd paneb see enne, kaua veel? Eelmäng või? Milline ingel? See on mingi uus asi, see eelmäng. Mulle meeldib, et Puntso jaoks eelmäng oli kohe näpud sisse. Vaata see ka. Mis see on siis? Mis see eelmäng on siis? Ei no vaikselt alustad. Näpud kurku. See on see õige eelmäng. Te olete nii 2016 kutid. Seda küll võib-olla, jah. Holy shit. See on tegelikult aus küsimus küll, jah. Jah. Ei, enam-vähem, anna mulle estimate. Jah. Kaua? Ma panen takso juba teil. See tüüp oli reaalselt Sass Ennoga, vaata teid. Ta on mures, vaata, et vanni vesi jahtub ära. Vaata, ta on mingi... Kaua me teeme seda? Siis kui see tegelikult pikemalt teeme, siis ma lähen lasen vahepeal vett juurde.
ei ühe sõnaga eelmäng. See eelmäng lihtsalt, see vaata Eesti mehed peavad õppima, et see ei hiti samamoodi, kui see paneb mingi taimeri enne. Et naisel, nad on emotsionaalsed olevused. Neil on vaja, päris eelmäng hakkab tegelikult juba päevi enne vahekorda. Need väikesed sõnumid, need siis kui sa neil akna taga oled. Flirt, jaa. Täpselt, jaa. See ei käi nii, et sa kuradi paned lihtsalt, et nagu mida pornos nägid, vaata see. Kuigi sellest ma ei saa küll aru, kui pornos on eelmäng. Nagu millal mu töö lõpeb? Mingi hetk mulle ka lihtsalt või? Anna lihtsalt kuivalt kätte, noh. Väga hea. Üks lühike lugu, aga sisukas lugu. Lähme järgmise juurde. Prantsusmaa Tinder date. Olin Erasmusega Prantsusmaal, match Tinderis. Kutiga jutt jookseb, kutsub vanalinna ja küsib, kas popsutad ka? Mina muidugi iga päev. Eesti piif. Kohtume, ta viib mind baari, rahvast nagu kontserdil. Saab õlled ja vaikus. See on väga naljakalt kirjutatud. Ja see on väga siuke lõuna Eesti. Saab õlled ja vaikus. Saagu õlled ja vaikus. Kuule, see on ju Takeni plott. Tüübi inglise keel oli selline poole heli tugevusega ja ümber ringi kõik karjusid. I am a Jean-Claude. You wanna weed? Ma enam-vähem kujutan ette seda olukorda küll. Oota, nii. Jalutame. Ta küsib, veini jood? Joon ikka. Ostan pudeli ja jaa, pops jäi koju. Tule läbi ja liigume edasi. See on kavallüke. Ja ta on hukk on olemas. Ta on kalamees. Väga äge. Ta on kalamees. Nii. Jõuame tema juurde. Diivan, pokaal veini, pre-roll joint kätte ja siis ma saan aru, et me edasi ei liigugi. Mis sa siis arvasid? Ta näitab mulle uhkelt oma LED tulesid. Nägu teismeline, kes avastas, et telefonil on värvide muutmise nupp. Nägu Dan oma mängu asjaga. Pakun talle ka jointi, aga tema, ei, see on ainult sulle. Oh shit. Ja keerab endale uue. Oh shit. Mina suitsetan puhast, tema joint maitseb nagu tubakatehas. Rohelist vist ainult värvi mõttes. Siis PlayStationi mäng, muidugi, mille sihtgrupp on... See ongi eelmäng. kolmnurk, ruut. Nool üles. D3. Mille sihtgrupp on kolmene või täiesti lolliks tõmmatud stoner. Ehk siis teie. Kirjutan kursaööle, et helistaks ja vabandusega minema saaks. Ta topib mulle pidevalt veini nina alla. Mina vihjan, et ühika uks läheb varsti lukku. Tema, siis vaatame filmi nii kaua. Mulle meeldib, siin on nagu need lõigud ja asjad, see on nagu päris lugu. Yeah. Istun mina diivani nurgas, jalad üleval. Mida? Yeah. Istun mina diivani nurgas, jalad üleval. That escalated quickly. No, see on siuke tavaline asend, kui sa tahad koju minna. Mulle aitab. Ma viskan jalad üles. Tema tuleb, istub kõige tihedamalt minu kõrvale, nagu terve ülejäänud diivan oleks keelatud tsoon. Nihutan eemale, tema roomab järgi ja toetab pea mu õlale. Okei, las olla. Aga siis hakkab mu säärt silitama. No seda me ei näinud ju tulemas. Mis ta on sõiduõpetaja? Ja liigub seeliku alla. Oi ei, mina latakas vastu kätt. Assa raisk, tema eemaldab. Ja paari minuti pärast jälle. Siis helistab mu kursaööde ja ütlen, et pean minema. Tema, but we have some time. Mina, for what? Tema, to make love. Ja liigub mulle lähemale nagu filmis, aga ma lükkan eemale ja ütlen, et juhuseksi ei tee.
juhuseks ei tee, oli mingi laul ka siuke või? Juhuseks ei tee. Juhuseks ei tee. See on nii haige, nagu see lause hitib teistmoodi, kui sul jalad taeva poole. Juhuseks ei tee. I'm not a slut. Inimesena, kes ei räägi eesti keelt. Juhuseks ei tee. See tüüp sai nagu nii palju segaseid signaale lihtsalt. See on nagu mingi parmude südaöö Pariisis. Lahkudes kallistab, üritab suudelda, pööran põse ette. Nagu Matrixis. Pärast kirjutab nädal aega iga päev. Naistel on raske elu. Aga siin jääb nagu siuke mulje, et see Pihv tahtis lihtsalt savu teha. Oota. Hiljem sain aru, et tal oli plaan mind veinist ja jointist pehmeks teha. Aga noh, ta ei teadnud, et ta teidiks on Eesti naine. Oi, mis Sherlock Holmes. Holy shit. Kelle tol ajal põhialkohol oli viin ja kes suitsetas iga päev. Tolerants nii kõrge, et see vein ja joint tegid täpselt sama palju kui klaas vett. Aplaus sellele loole. Holy shit. Tule see prantslan läks emosse sealt, vaata. Kairi sõitis ise autoga koju. No. Vau, härra Watson, mul on üks teooria. Oh my god, aga oli, mis ta oli, see oli väga hea lugu. Jätame selle meelde, Prantsusmaa Tinder date. See läheb praegu liidri kohale, ma isegi ütleks. Teadsid, et Prantsusmaa on üks väheseid Euroopa riike, mis ei seisa silmitsi demograafilise kriisiga vananema ühiskonna tõttu. Neil päriselt sünnib seal lapsi nende tüüpide pärast. Et äkki peame midagi oma jänku kõrva taha panema. Kes teevad PlayStationiga eelmängu? Töötab. Me ei tulnud alt naerma siia, me tulime õppima ka. Teeme Danile ühe aplausi. Väga arukas mees tegelikult. Nii, kutt kutsus mind esimesele teidile Haapsallu. Tal pidi seal maakodu olema või midagi sellist. Sõitsime sinna. Oota, tal pidi seal maakodu olema või midagi sellist. Karavan kuskil parklas. Tule üks telk on lihtsalt prügimäe kõrval. Sõitsime sinna, täiega fun. Sõitsime sinna, täiega fun. Oli mingi suke laul ka vist. Juhusuht ei teen. Juhuseks ei tee. Juhuseks ei teen. Klappisime kenasti. Haapsalu randa. Kui Tinderi peo on, saab. Kohale jõudes vend ütles, et ta tegelikult tuli sugulase matustele. Et kas saaksid pluss siin ta maakodus oodata ja siis võime edasi chillida. Lol, selge. Mulle meeldib see lugu jätkub. Lol, selge. Eks ma siis ootan. Ma ju tahan ise ka tagasi minna kuidagi. Tere küll. See tüüp oli logistik lihtsalt. Ta ju peab jääma. Lõpuks peale 2 tundi lihtsalt võõra inimese maakodus passimist. Ta tuli lahinal nuttes tagasi. Nagu matus. Tere, see on esimene date, jõu. See on esimene date. Ma muidu oleks iki saanud kogu olukorrast, aga seal mul hakkas isegi kahju natuke. Eesti naine, noh. Tegelikult nii armas. Aga mõtle nagu selle tüübi enesekindlus nagu, et ma käin oma sugulase matusel ära ja siis ma olen head riista ühele Pihvile. Mida ta arvas, et ta on nagu nii teemas peale seda või? Vaata, naise erutab lähedus surmale. Vaat miski ei pane sind panema tahtma elu luua rohkem kui surm. Sa paned ise juurde. Ma panen juurde. Miski? Ei pane. Ei, nad kutsuvad mind põhjusega Dan Juhaniks. Aga see Eesti mees, ta mõtles lihtsalt ökonoomselt. Vaata, peielaud, tasuta algs, saab juba timmida ja siis lähedki naise juurde juba purjus ja raha on taskus. Hei, baby, võtsin sulle ka puljongit kaasa. Aga lugu läheb edasi, okei. Ma oleks muidu iki saanud kogu olukorrast, aga seal hakkas isegi kahju natuke. Käisime Haapsalus veel kohvikus, et mõtted matusest mujale viia ja nii edasi.
Rahv üleminek. Aga see ka ei aidanud. Nii et ta pakkus, et sõidame kohe koju tagasi ja proovime mõni teine kord parema teidide. Arvad või? Tule, see oli sinu idee ju. Sest ta praegu ikka liiga endast väljas. Ma koduteel andsin talle tuju parandamiseks Roadhead. You son of a bitch. Ma koduteel andsin talle tuju parandamiseks Roadheadi ja siis Tallinnas ikka jätkasime seda teiti. Naeru smile. Tänaseks oleme aasta koos olnud ja tulime siia ka koos. Holy shit! Oh my god, see on Putsamania number 1 live podcast Eestis. Küll tänu. See tüüp on geenius. See tüüp on geenius. Plus Roadhead ei loe juhuseksina. See on väike nagu käepigistus, me ju tutvusime. Vau, aga vaata, ongi see matus nagu ühendab teid ka nagu inimestena. Siis ongi väike Roadhead ja tehtud. Sa oled kunagi Roadheadi saanud või? Ma olen rohkem siuke road anal event. Ma olen Roadheadi andnud. Ei, väga mõnus oli, aga teed oli üli raske jälgida. Mida fuck'i siuke ingel, siuksed inglid ka eksisteerivad või? Lihtsalt peale matust. Kluk. Ma ei tea, noh. Mina ütleksin seda, et see lugu läheb praegu liidripositsioonile. Ketside osas, kumbki saate ühe. Kes te olete? Mõtlesin lihtsalt Adams Family. See kontseptsioon muutub siin natukene. Ma ei tea. On meil veel midagi öelda nendele Roadheaderitele? Kirsse ei ole, jah. Kirsse ei ole, siin on ainult üks musi smile on lõpus ja... Holy shit, kas te saate mind autoga koju ka pärast ära viia? See on auto, kus ma tahan istuda. Lihtsalt saada matusautos Roadhead. Ma ei tea. See, kus see Pihv oli küllatanud, sul on siin taga nii palju ruumi. Kirstu auto. Tegelikult matusautos on hea nikkuda. Lihtsalt need lõhnad. See lugu ei saa enam paremaks minna. Lähme järgmise juurde. Proovime alustada. Olen naine. Väga hea, ta mainis ära. Juba ei kuula. Mis edasi tuleb? Mul oli kunagi selline lugu, et teismelisena suhtlesin vahepeal ühe kutiga netis, kellele mina väga meeldisin, tema mulle mitte päris nii väga. Tema mulle mitte päris nii väga. Oleme 6 aastat koos. Tulime täna koos. Eesti naised on ikka inglid. Lihtsalt Pärnus nägin ka, kui palju on nagu neid nagu püssnaisi Shrekidega koos. Ei, see on täiesti perses. See annab lootust, vaata. Ja lihtsalt hästi palju Piradose pusadega vendi. Ja nagu täielike modellidega. Mis seal toimub? Okei. Tüüp ise pakkus välja, et tahaks kokku saada ja võib minu pärast Tallinnasse tulla, kuna ta elas kuskil Karu perses Võru kandis. Oota, kus nad tulid Tinderis või? See on mingi 4-tunnine. Netis oli kirjas. Netis, mida see tähendab netis? Seda küll, jah. Mängukoopas. Ja alati mingi üli long distance, vaata. Need on alati inimesed nagu hästi lõpuni swibitud. Võrust Tallinnasse. Lihtsalt 3 tundi Roadheadi. See on üks väsitav autosõit. Kui pikalt me seda teeme? Ära küsi küsimusi. Kuna me polnud kunagi näost näkku näinud, siis mõtlesin talle võimaluse anda. No, pildi pealt oli nagu prügikast, aga... Samas see oli päris huvitav olla. Mõtle, ja sulle tuleb Võrust mees külla, sa ei tea, kes ta on. Ma ei aga, ta toob kastide ja seakõrneid. Sõitis siis minu jaoks üle 3 tunni ja mitme bussiga Tallinnasse. Vaat see oli Sander õigus. Ning mina saabusin bussijaama talle vastu täis nagu tinavile.
paras paar, sest ma olin enne otsustanud sõbrannaga natukene vanemate paari kapi kallal asjatada, et närve rahustada, natuke vist läks liiale ka. Mõtle, sa oled nagu 4 tundi nagu erinevates bussides ja sa jõuad kohale ja ta on täiesti nagu kõnevõimetu. Tere! Sa oled nagu, holy shit, mul läks pool päeva selle jaoks. Mingi mälus 14-aastane tuleb vastu ja sa hakkad otsima seda Chris Hansen juba tagant. Okei, Dateline NBC keegi ei ole näinud. Selline haritlastele rohkem. Mäletan kohtingust ainult nii palju, et koperdasin kuidagi trammiga bussijaama kohale, viskasin talle paar oma kõige vingemat nalja, sest purjus peaga olen enda arvates ilge koomik, nagu me kõik. Ja lõpuks ütlesin, et tead, ma olen oma seiklusest bussijaama päris väsinud ning läksin oma teed. Tema siis läks tagasi bussijaama ootama oma bussi tagasi Võrru. Ja millal see tuleb? Nagu... Homme. Mina ausalt öeldes isegi ei mäleta, kuhu ma omadega välja jõudsin. Igatahes ma olin veendunud, et ma sellest tüübist enam mitte midagi ei kuule ja on mu peale pahane, et oma aega raiskas, kuid juba natuks aja pärast kirjutas ta mulle, kuidas tal oli nii hea meel mind näha. Ja tal oli minuga väga tore. See tüüp on kuivar. Ma siiani ei tea, kas see tüüp oli peast natuke tutu, et lasi endaga niimoodi käituda või suutsin ma talle selle lihtsalt 10 minutiga nii naljakas show teha, et ta mõtles, et see oli seda väärt. Ta tegi lihtsalt 10-minise seti seal. Päris väike. Väike private. Jaa. Väga hea üks tüüp ütles esirias nagu naan meiega. Naan teeb küll selliseid privateid. Bussijaama foyees. Mälus peaga lihtsalt. Kristel ütles, ma pean ka tööd tegema. Mina pean pool palgast, või tähendab sellest laenust maksma. Teeb toba. Hästi palju inside reference. Mattias hakkas toba tegema suvetuuril. Ta hakkas suvetuuril toba tegema. Ametlik teadaanne. Mattias teeb Al Capone'i. Ja ta on 50. Väga hea. Kas keegi tahab veel lugeda? Kas Dan loeb nüüd või? See on küll naise kirjutatud, aga proovi. No eks ma proovin aru saada. See N26, kurat, see läks nüüd eest ära. N tähendab siis naine, jah? Jaa, peaks olema. N26. N26, kurat, piiri peal. Nii. Nad kutsuvad mind Eesti Leonardo DiCaprioks. Aga noh, kes elab oma vanemate pool. Nii. Ma ei tea, kas tegemist on otseselt kohtingolooga, aga naljakas lugu ikka. Olime nüüdseks Ex-Peikaga peol, kui meie juurde ilmus ootamatult üks kuulus Eesti räppar. Lihtsalt nagu lepime loo pärast kokku, Sam. Harilik mage Sam. Selline Sam Light. Ma nime ei avalda, aga ta on ka Eesti stand-upi huviline ja tihti käib oma koeraga maikidel. Kes teab, see teab. Teab muidugi. Olime koos pikalt peol. Soovis kogu aeg šotte. Okei, nüüd mina tean ka, kes. Mattias, Kristel, meil on sulle uudiseid. Neil on korter nüüd koos, tagasisidet pole. Tegime talle neid välja. Ise rääkis, et tal Kalamajas korter, mitu autot ja sitaks rikas. Lubas jookide eest tagasi maksta. Ei no kui firma kontol on, siis ei saa kohe välja seda. Kui juba hommikutunnid käes, hakkas rääkima, et võime ta poole edasi minna. Hakkas vaikselt vihjama, et teeks mu ja mu mehega kolmekat. Ja vaikselt, see oli... See naine oli algusest peale oma mehega väljas, jah? Või ta lihtsalt oli nagu, et kutsume su mehe ka. Võib-olla see lõpuks jookseb kokku. Ja see mees ilmus kuidagi järsku välja. Aga see oli väga tugev vihje oli. Selline fucking bat signal taevas lihtsalt. Hakkas vaikselt vihjama, et teeks mu ja mu mehega kolmekat. Kui me asjaga kaasa ei läinud, ütles, et on ka okei,
kui me seksime ja ta kõrvalt vaatab. Jah, väike vihje. Ning võib-olla hiljem liituks. Arvasin, et ta teeb... Ei, no igast variante on. Igast variant on. Ja vaat, see on tõeline mees, ta pakub nagu variante. Mitte istu käed rüpes. Arvasin, et ta teeb nalja, aga oli surm tõsine. Ma hakkasin kartma ja läksime koju. Jookide eest raha tagasi ei saanud. Lõpp. Mul on mull kurgus. Mis sul kurgus on? Mull oli kurgus. Munn oli kurgus. Väga hea. Oligi siuke lugu. Ma korraks arvasin, et sa nagu mõtled välja selle nagu narratiivi enda kasuks siin, aga et oligi siuke lugu. Oligi selline lugu. Päris haige. Ütleme selle nime ka või? Lõikame välja või? Vaat see oli Erki Ott või? Ei olnud. Tal oli ju koer. Ei, sa ei tea. Sa tead väga hästi, kes see on. See on üks räppar ja see on üks Miikali hea sõber. Oi, ma tean teda. Ma tean teda. Ja tal on kusjuures laul ka kolmekast. Ei, naljakas on see, et... On jaa. Oota, ära nüüd vaat sa andsid piisavalt. Las rahvas jääb nüüd arvama. Aga ei, ta tuli ükskord hip-hop festivalil mulle juurde. Tere ka ei öelnud, ütles, et kuule, ma lähen homme kinni, anna 40 € võlgu. See on selline elumees, vaata. Alati hea siuksele venale anda. Ja. Läheb teenima. Puntsa, anna ma teen ka ühe. Loo või? Tava ikka, sa oskad lugeda või? Läksime kutiga. Pärnumaa randa. Läksime kutiga. No nii. Pange valmis ennast rotid. Siit tuleb. Läksime kutiga merekindlusesse kontserteidile. Kuna mu kaaslane ei ole suurem asi joodik, mis see on siis, ei ole Eesti mees või? Mingi välismaalane. Siis langes mulle üllatuseks, et enne kontserti käisime Pregameemas, kus ta lambist viskas šotte ja peale seda viis mind edasi geibaari. See on mu maja kõrval, ma elan seal samas. Ma tean seda väga hästi, seda geibaari. Kus kallutasime võidu tekiilat. Kontserdile edasi sõitsime lappes peaga tõuksidega. No keegi siin tunnistas just kuriteo üles. Seal tegi ta esimest korda tupsu. Kurat on ikka vinge vend raisk tegi tupsu esimest korda. Kus ta panis endale Peppa Auka nagu tän tavaliselt. Me oleme Jürgen Ligiga tait. Mina sain naiste vetsus pipargaasi. Ma sain naiste vetsus pipargaasi. See on siuke hellitav nagu. Ta sai nagu kätte midagi. Ma tahan teada, miks ta sai pipargaasi seal naiste vetsus. Keda ta seal katsus. Ja kutt pani sõbrannaga kutiga tatti. Vaata, ma pean uuesti lugema selle lause. Kontserdil edasi sõitsime lappes peaga tõuksiga. Seda juba kõik said aru. Seal tegi ta esimest korda tupsu. Ma sain naiste vetsus pipargaasi ja kutt pani sõbranna kutiga tatti. No kurat küll. See on tavaline Eesti teit me siin. Kes me ei oleks olnud sellises olukorras? Muideks, päris Jürgen Ligi loeb samamoodi riigieelarvet. Midagi tavarahvale ka. Olime ära unustanud, et järgmine päev pidime minema naabertati matusele. Korduv teema, kus sa lähed? Istu tagasi. Ja kui järkasime, olime ikka veel maani täis. Kui mu vanemad meile järele tulid, et matusele minna, siis kobis kutt ülikonnaga tagasi magama, sest arvas, et juba matustel ära käidud. Tappiski oma alter ego ära, vaata ta on lihtsalt... No kas see oli mingi väga kange tups, mis ta endale alla pani?
kui lõpuks autosse saime, siis oksendas ta keset Lasnat peaaegu auto täis. Ning õhtul saime aru, et tal on alkomürgitus. Oleme siiamaani koos. ja ilmselt elu parim teit. See on reaalselt päris lugu. No vot selline lugu siis jah. Kus te olete, näidake ennast ka meile? See tüübil läks lihtsalt veits käest ära nagu see õhtu. Jah, vahest ikka juhtub ju niimoodi. Ei, väga hea lugu ja noh. Aga haige tegelikult mõelda nagu. Ma räägin, naised armastavad matuseid. Ja. Väga hea. Siit on meil midagi kõigil õppida, poisid, kes vallalised on. Absoluutselt, aga teeme ühe aplausi Jürgen Higile. Suurepärane. Hea töö. YouTube'i kommentaarium kindlasti armastab sind. Need võivad putsigi need ühe kuradi followeriga kuradi Mati 667. No. Sten on ülinormaalne tüüp tegelikult. Nüüd võiks mingi tüüp püsti seista. Mida? Okei, oh shit. Nüüd on meil Kirsiga. Meil on Kirsiga. Saate aru, Kirsiga. See on esimest korda ajaloos. Kirs on see, et no oota. Ta on nõus rääkima. Ta on nõus jagama enda lugu. Meil on siin mikker ja me anname võib-olla talle mikri. Vaatame, mis tuleb. Ma ei tea, ma ei ole lugenud seda lugu. Võib-olla me ei saa seda isegi sisse panna. Ma olin 19. Väga hea algus. 19 oli. Pihv kuskil 25. See on tüüp. Kuule peale 2 tupsu võib-olla. Mina elasin Pärnus, tema Tallinnas. Pidime õhtul kokku saama, aga ma jäin viimasest bussist maha ja kuna mul lube ka polnud, otsustasime, et nojah, seekord siis ei näe. Kuni ta kirjutab mulle kell 11:30, et ega tal paremat teha pole. Tuleb järgi siis. See oli nagu mu unistuste suhe, kui ma olin 19. Ja keegi viskab mind kooli, trenni. Sõitis öösel Tallinnast Pärnusse, korjas mu kell 1 ema kodu eest peale. Jõudsime umbes 3 öösel tema juurde Koplisse ja olime mõlemad ramp väsinud. Jõime klaasi veini, viisakuses siiski magasime ja jäime praktiliselt üksteises sees magama. Viisakusest magama. Tagatipuks sõitis ta Pärnusse teel olles kaamerasse ja sai 70 eurot trahvi. Mul varastati Koplis rahakott ära. Tulin hommikuse bussiga Pärnusse tagasi. Türa elu on seiklus, teeme aplausi. Vau. See on suht lagi kohting tegelikult. Ja ei no paremaks enam ei lähe. Ei no kui sa oled 19, mõtle nagu päriselt. Pihv on 25. Mida? Tuleb sulle ise järele. See on hard level. Jah, magad tema sees vastupidi nagu magamiskotis. Tõmbad lukuga kinni, kõrini. Ta jäi selle Pihvi sees magama nagu Leonardo DiCaprio selles filmis, mille eest ta Oscari võitis või. Vaat see, kus ta hobuse sisse ronis. Aha. Mis selle nimi oli, ma ei mäleta. Vaata, ma täna teen nagu selliseid obskuurseid filmireferentse. See oli reverent. Vaata, aga kuidas oligi nii, et... Pihv küsib, kas sa tahad tekki ka? Mokast piisab. Selle firma... Aga kas me küsime talt, anname talle mikrofoni või? Anname mikrofoni. Tule aga siia. Selle filmi nimi on Karutüra. Tule. Sinu oma või? Holy shit! See on ju härra Aleksandr. Väga hea, vaata, kas see töötab. Proovime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oota, proovi nuppu hästi. Seal on nupp, äkki ma panin valet pidi. 1, 2, 1, 2. Tuleb väga hea. Seda nuppu ka. Oota, aga kas ta lavale ei taha tulla? Kas Aleksander Argo ei taha lavale tulla? Ma kirjutasin selle eeldusega, et kõik siit ruumist panevad Kirsi sinna taha. Meil on mingid matustelt roadhead inimesed siin samas toas ja me ei saanud teada, kes nad on. Seda küll, ja ma pean jagama lugu, kuidas ma Koplis rahakoti kaotasin ja kellegi sisse magasin. Tule siia peale, tule välja siia. Tule üles. Tead mis, me lõikame selle välja, kui sa väga tahad. Aga tead, mis kõige naljakam on või? See sama tüüp tegi minuga just intervjuu siin samas Ratas ja Kohvis Eesti, kus see läkski? Päevalehte, Eesti Päevalehte. Päevalehte. Ta tegi Eesti Päevalehte minuga inteka. Miks me millestki põnevast ei rääkinud?
mis küsimused meil, kuidas sa 25-aastase Biffi said? Ma elasin Pärnus too hetk ja siis Pärnus oli viimane Weekend festival ja siis me olime samas nagu telgis tööl. Meil oli siuke setup, kus 3 inimest töötasid korraga samas telgis. Ja siis... Max Tractile haigelt meeldiks. See on aplausi väärne. Ja siis seal saime, jah. Holy shit, see on haige lugu, ma ei saa aru, kuidas nagu mina... Ja kui te jäite üksteise sees magama, kas... Puht, ära sega vahele, puht logistiliselt ma saan aru, kuidas sina saad jääda tema sees magama. Aga kuidas tema sinu sees oli? No mõtlesin üksteise, see on ju, see tähendab, üks on kummagi. Kas nagu Avataris panite patsid kokku? Hästi palju on filmi referentsi täna. Aga võtta oligi see, et sul jäite magama nii, et sinu tardunud riist oli tema kuivanud tupes ja lihtsalt jäidki niimoodi magama või kas sul läks platsiidseks enne unni ja siis jäite magama nii, et sul oli see närtsinud kilpkonna pea oli ei nagu palun vasta. Ma ei küsi niisama. Ma võin vastata, aga ma tahan seda Roadhead matuse lugu ka siin samas laval kuulda. Ma annan kõigele väga avatud vastu. Sina panid kirsi, see on nõusolek. Kusjuures see päris probleem on selles, et Danist ei ole veel lugu Eesti Ekspressis. Jah, järgmine lugu, mis minust tuleb, kuradi Me Too lugu. 0 persooni lugu, mitte midagi. Ja kui ma Me Too'd saan, seal isegi mainita, et ma teen stand-up. Oh my god, kuule, aga kui meil on ülekuulamine lõppenud, siis laseme äkki... Kas ta sai põiepõletikuga? Kas naised peab pissil käima pärast seksi? Me ei suhtlenud pärast seda, ma ei tea. See on tema või? Ei ole? Ei. Okei. On veel küsimusi? Jaa. Detektiivid. Dan üritab taas lavastada seda kohtingut. Kas sa kaotasid oma süütuse talle? Ei. Okay, kuule, see peab olema kogenud vend, kes jääb nagu magama selle. Nagu sa ei ole esimene kord nagu... Tegelikult see on suht vanamehe move, et sa lihtsalt paned marineerima. Ööseks nagu, kas sa panid mingid sibulat, jäädikat ka siin? Sa jäid lihtsalt selle Biffi poole ankrusse. Ma jätan selle siia lihtsalt korraks. Lihtsalt panen oma tankris ja Panama kanalisse. Ööseks. Ma pargin siia. Aga see oli riist nägi hommikul välja nagu vanaema sõrm ja see oli... Tõkku oled vannis kaua. See vettinud sõrm ja see on retsna. Kus mu persooni lugu? On veel küsimusi? Ei, aga Fire, täita nagu 2 väikest saarmat, vaata. See on see, et äkki Mark on teisel pool voodid, muidu üles lasu hoiame käest kinni. Ma ei taha, mul on palav, fuck it, ma jätan ankrusse. Ma juba tegin seal nalja, vahet ei ole. Oota, aga oli vanem naine, siis ta tundsid ka, et ta nagu kogenum või? Et kas ta õpetas sulle the ways of love making? No tagasi vaadates küll, ma arvan küll. Mida ta õpetas sulle? Võtame vaiksemalt. Võtame korra vaiksemalt. Ta tegi hästi head hommikusööki tegi. Täispakett. Kas see hommikusöök oli ta perse? Ankur and breakfast. Lihtsalt hommikuks viskasite salati ära. Teed hommiku silmad lahti ja munn on lihtsalt nagu pannkookide vahel. Saad mingi mida. Lihtsalt üks marineerid. See Biff on crazy. Holy shit. 25, legend, ei. Kui ma olin 19, ma vagin. Ei, tegelikult ma ka olin, ma kaotasin süütuse mingi. Okei, nüüd läks kurvaks. Vau, see väike vilksatus, kus Dan avab ennast. Ärme siis tee, olgu, ei saa teada, kes ma olen. Ma ei olnud. Oota, aga kas teete nagu samal ajal magama või? Või nagu ta nagu, või no sa tegelikult teed enne magama või?
ei, ma arvan, et see oli see, et me lihtsalt lõpetasime, keerasime küljed ja 5 sekundiga mõlemad. Holy shit. Kuidas te sees siis olid? Lugu muutub juba. Keerasite küljed või ta keeras külje ja sa keerasid enda külje tema poole? Jaa, ma ei mäleta. Me magasime suht kohe. Läksitegi kokku nagu Lego klotsid lihtsalt. Kui pikk su munn on, et sa saad nagu külge keerata? Ja siin olekski tahaks tegelikult näha seda. Ja taas lavastame. Ei no Ekspressi toimetuses nad kutsuvad teda elastikmeheks. Ei, see on haige lugu. See on haige lugu, see on suurepärane. Ma tulevikus räägin seda kui enda lugu. Kuskilt on tuttav. Kuule, aga me laseme su siit piinapingist minema. Aitäh. Teeme suure aplausi mehele, kes pani kirsi. Suurepärane. Jaa, pane see siia. Vau. See oli ajalugu, mis juhtus just Pultsomaanias. Ma ei suuda sellest taastuda. Siukse loo peale panid kirsi või? Tere. Ma ei julge Redditisse anonüümselt ka siukest kirjutada. Ja mulle meeldib, et pärast meie intervjuud sa ütlesid, vaata, et ega ma väga neid lugus ei muuda tegelikult, et kelle käes nüüd võim on? Sa ette panima Riista ajakapslisse. Ja nüüd võttis välja selle meie jaoks. Vaatsin on üks vana fotoaparaat, üks tammetoru. Vau, see on hakanud õitsema. Ja siin on mu laagerdunud munn. Aga mulle meeldib nii. Ma tahangi laagerdunud antiiktamme munni. Pane see mulle suhu. Nämm. Nämm. Võite näha mind infofestivalil. See küll ja saad nagu veinipudeli kork. Kuule, aga ma ei tea, siit on raske edasi minna, aga me peame proovima. Meil on tegelikult sitaks lugusid veel, nii et lähme. Kas hommikul pesid ka või? Või ei, sest mul vahest meeldib nii, et kui ma olen saanud nikku, et siis ma 2 päeva ei pese, sest ma tunnen, et testosteroon läheb üles, kuna ma olen kaetud heade mahladega. Jätka. Suhtlesin mingi hetk ühe vennaga, kes oli tol hetkel kaitseväes. Andsin talle aimu, et mulle väga meeldivad vormis mehed, mille peale tema ütles, et saame kokku ja ta tuleb vormiga. Kartulivormiga. Me saime kokku reidi teel, kuhu ta tuliga oma vormiga ja hakkas mulle näitama, et tal on õmbluskomplekt taskus. Juhuks, kui ma kukkuma peaksin. Ma olin longboardiga, okei. Siis ta saab mu kokku õmmelda. Iga kord, kui ta rääkis rohkem kui 5 sõna, olid tal suunurgad vahused ja suust hakkas peaaegu ila tilkuma. No ja ta oli kaitseväest, ta pole naist näinud. Kas ta oli Eino Baskiniga teidil? Seda küll ja lõpp on veel kirjutatud, ma olen N, ma olen naine. Ma ei tea, kuradi, ütleme siit sisse magama jäämisest on raske edasi liikuda. Sükse vanilla looga. Ei, aga legit see, nagu see tüüp peaks pidanud lihtsalt suu kinni hoidma. Ta oleks pidanud see õmbluskomplekti oma kuradi huultele panema. Seob selle vahumasina kinni. Ega samas äkki tal oli, vaata see marutõbi lihtsalt. Ta tuli metsast, vaata ta oli... Ja oli just rebase pojalt saanud väikse. Võis olla küll, jah. Teda oli õmmelda vaja hoopis. Jah, osade lugudega on see, et ma ei oska nagu kommenteerida. No see eelmine oli väga haige nagu selles mõttes. See eelmine oli väga haige. Peamegi siit vaikselt ehitama hakkama. Oligi kõik, jah. Hakkas ila tilkuma ja seal lõppes ära nagu cliffhangeri peal. Aga lähme järgmise juurde. Ma teen ühe selle ka. Me oleme reklaamipausilt tagasi. Niimoodi teedki selle. Ma teen ühe selle ka. See on see, kuidas telet tehakse, võisid. We'll be right back. Ei, ma vahest teen lihtsalt. Okei, ma teen ühe veits, teen nagu energiliselt. Ja me oleme... Ole vähem higine ja pime. Proovi. Ja me oleme reklaamipausilt tagasi. Järgmine lugu.
N naiselt, mõni positiivne lugu ka. Läksin teidile ja sulgudes essadeit oli nii pikalt kestnud, et kell oli järsku 3 öösel. Ütlesin, et mul kõht tühi. Kutt murdis enda sushi restorani sisse. Sulgudes ta omas seda restorani, aga ei teadnud turva PIN-koodi. Sangar. See on legit Sten, Erik. Nagu... Tõi ormoja. Ja pidime ootama turvamehi. Kõik läks hästi, sain enda tempurat, ta ise küpsetas mulle. Mega maitsev oli loo moraal naistele. If he wanted to, he would have. If he wanted to, he would have. If he wanted to, he would have. Olge vait. No. Viitsi teha seda saadet enam. Skibidi. If you want to have, skibidi. Juhusuhteid ei tee, aga if you wanted. He could have, aga juhusuhteid ei tee, aga if you wanted. Kumb siis? Ei, tegelikult väga armas lugu. Naised on skämm. Ei, no kui sul sushi restoran on, sa saad kõike, no. Neela. Tuletame meelde, et see on 1,5 tundi olnud tal seal perse vahel. Ja nüüd tagasi või? Muidugi, see läks kuivaks natuke. Selline tunne naistel ongi tampooni välja võtta või? Nagu... Ja, nagu mõnus. Võtame järgmise loo. 20-ndates naisena kohtusin Tinderist leitud noormehega peatuse lokaalis. Te teate seda kohta või? Telliskivis. Enne lauda istumist küsis too vend, kuidas arve maksame. Et siis peale õiget vastust maksame eraldi, of course. Flexida oma rahaga, halada, kui kallis väljas söömas käimine on ja et me võiks tema juurde ikkagi minna. Keeldusin ja seletasin, et ma ei lähe esmakohtingul võõra inimese koju ja sain vastuseks, ma ei tee sulle midagi ju. Ma ei tee sulle ju midagi. Ütles iga vägistaja ever. GG ja 2V ja B, mis need tähendavad, on ka lõppu pandud. Good game. Ja mis see 2V ja B on, seda ma päris... Well played. Well played. Well played, Oleme 6 aastat koos olnud. Well played, motherfucker. Sa tegid midagi. Ühesõnaga, võtame selle kiirelt kokku, oli... Plus nagu nahhui ma tulen su poole, kui me sittagi ei tee. Ma ju ei tee midagi. Miks me lähme siis? Ütle siis, teeme lihtsalt trammis roadheadi. See on next level. Ühistranspordis roadhead. Linnaliini bussis. Davai. Meil on 4 lugu veel. Järgmine on saatja M. mees. Elasime oma praeguse elukaaslasega gümnaasiumiühikas. Ühel õhtul tuli tuju minna teidile, et 2 aega veeta. Seega lükkasin oma äsja ostetud uued tossud jalga, istusime autosse ja sõitsime lähedal olevasse sadamasse. Parkisime auto ära, liikusime tahaistmele ja tegime oma asju. Järsku kuuleme väljas sahinat, nagu keegi liiguks ja hüppasime autost välja. Õhk oli puhas, aga märkasin, et üks minu uutest tossudest oli pehku pannud. Vat kus lugu. Umbes 100 meetri kaugusel paistsid läbi pimedusega süüdlase silmad. Rebane oli tossu ära viinud. Tõenäoga see muutus onu Reemuse jutuseks. Mokad rasvased. Kokkuvõttes lõppes meie romantiline teit mööda metsa rebase tagaajamisega, keda me lõpuks kätte ei saanudki ning mina pidin nädala lõpuni ringi liikuma teidi ema kroksides. Aga sa tead, selle tüübi jalad nagu kindlalt nagu higistavad hästi palju, et ta pidi ketsid välja jätma, vaata. Või et rebane selle üles leidis. Või nagu, mis kuradi rekkajuhi kombed tal on, et enne kui ta autosse istub, ma võtan ketsid ära. Seda küll, jah. Ma ei tea, ma olen šokeeritud, kui normaalne lugu see oli, nagu ma ei ole valmis selleks, vaata. Ma ei nagu nii valmis, et kui ta ütles, et ma nägin neid silmi seal, et seal oli Max Tract. Ei saa seda callbacki kasutada. Kasutame küll. Me lõikame kõik sisse. Kõik sisse.
kui algu jääb, siis jääb Max Tract ka, meil pole episoodi. jah, ma ei tea, mis me sellest tüübist arvame. Ei, äge tüüp on. See oli nagu... Kuigi tegelikult tal oli see üks lugu, vaata, kus tal oli mingi alaealine tüdruk. Ei, ma ei rääkinud sellest tüübist. Ma rääkisin sellest tüübist. Alaealine tüdruk, alaealine. Aga see oli nagu mingi gümnaasiumi rebane või... Jumal andis mulle ülesande. Varastas üks kets ära. Aga mõtle, kui haige, nagu ja mis elu gümnas elatakse, et lihtsalt autoga lihtsalt vee äärde keppima. See on mingi jõukast perest inimesed. Ja vaesed ei saa nikku. Sina tead, Roger. Ei, legit, mina kaotasin süütuse 21-aastaselt. Ma ei tea. Sellele Rootsi Biffile või? Või Norra Biff või kes sul oli? Ei. Top Secret või? Ei olnud see. Pulso teidib alt välismaa naisi. Ta otsib seda viisat. Ja ma saadan Riista pilte ka ainult välismaale. Jaa, Telegrammis. Ma ei tea, mida see tähendab. See on safe. Meil on 3 lugu veel tegelikult. Teeme ära või? Ei, jätame neid lugema. Aitäh teile, et te tulite. Ei, ükski Puntsomaania ei ole nii kaua kunagi kestnud lihtsalt sellepärast nagu, et teeme ära. Aga vähemalt meil on lõbus. Olin too aeg 20, rääkisin elus esimest korda vene naisega. Minu moodi mees. Suhtlesime mõned nädalad, lõpuks saime kokku. Käisime linna pealt ringitamas, sulgudes lõbus õhtu oli linna peal. Õhtu lõpuks neiu küsis, kas minu juurde tahaksid tulla? Nüüd sulgude sees algavad järgmised sulud. Ega ma pikalt ei mõelnud, kuna õhtu lõpus ütlesin. Ja kui ta õhtu lõpp, kuna... Ja me läheme reklaamipausilt tagasi. Ega ma pikalt mõelnud, kuna õhtu oli lõbus. Tulen. Üks asi viis teiseni, kuni olime äkki 5 minta keppinud ja siis tuli ta suust üks väga ohtlik küsimus. Kas sa tahaksid mind lüüa? Kerge laba käega. Plaks. Kerge laba käega plaks. Ta tegi niimoodi. Kerge laba käega plaks. Aha, lihtsalt nagu isegi ei vastand, juba lõi. Ei no löö ikka täiest jõust. Tõmbasin püksid jalga ja rohkem ma pole veel naistega julgenud rääkida. Jah. Aitab küll, kurat, ma ei viitsi siin. Ei, see on raske tegelikult olukord, jah. Jah. Aga mõtle, see Biff läks nagu selle, et mina, et kõik Eesti tüübid ongi pedenerdid lihtsalt. Jah. Ei võinud lüüa mind. On raske. No, see pole sama, kui sa küsid. Oot, see oleks haige vastus on. See löök peab orgaaniliselt tulema. Niimoodi, sa pead tuba lugema. Ei, natuke vägivalda ka. Meil on 2 lugu minna veel. Läksin teisele kohtingule mehe juurde. Mees elas oma majas ja loomulikult juba esimene red flag oli sellega uhkustamine. Sest kodu oli vanemate ostetud. Kas see mees oli Sander või? Ei no see on Eesti keskel see maja, sellepärast et siis ma saan igale poole sõita. Aga mul pole lube. Kohe pakutu veini ja juba 15 minuti pärast võeti välja mõõdulint. Millega hakati kohe minu rinna ümber mõõtma. Tere, aga äge vend. Ma olin nii kohkunud ja lasingi mõõta. Smile on ka pandud. Rätsep. No uudisimo, eks ikka ise tahab ka teada natuke ju. Peale mõõtmist ütles, et super ja sobib väga hästi. Väga hea. Tšefskis. Suurepärane. Detailid meile meeldivad ja rinna ümbermööt on 70 F. 70 F, mis see tähendab? See tähendab, et me leiame ta suht kiirelt siit publikust tõest. Legit, siin ei ole 70 F-i. Ma näeks isegi ühe silmaga seda. Ei, ma ei ole ülekaaluline. Jah, need on päris. Okei, tõuseme kõik.
ja sa oled kogemata kirsi ka siia pannud. Väga huvitav. On päriselt või? Ei ole. Kui ma hästi väga proovin, äkki see kirst tuleb. Need ei ole kirsid, need on murelid. See on murel, see oli kuradi melon. Sama nali ja väga hea. Peale seda küsisin WC asukohta. WC oli üleni roosa ja uued hambaharjad reas. See on väga huvitav ka, üleminek. Peale seda oli vaja kiirelt koju minna. Jah, rindasi lasin mõõta, aga see kuradi WC. Ei, see tüüp oli kindlalt nagu mingi oleks ta ära tapnud ja ta keha kandnud või midagi. Järgmisena oleks tulnud joonlaud, mõõdame tuppe sügavus ka. Vaatame üle. Sest mul endal on jube väike munn. Et tegelikult oleks parem, kui saame kohe mõõdetud. Et selline maa-Eesti hurmor, vaata. Ei no kui sul on... Kui sul on päevad hilinevad, see tähendab, et sul võib olla seal õhumull vahel. Et me peame tegelikult, et minul on see vitu abi auto, ma 24/7, ma tulen kohale, ma mõõdan sul ära ja kui sul on õhumull vahel, see on väga ohtlik tegelikult, et keegi on siin mingi MacGyveri lahenduse teinud varem, et seda läbi minekut ei ole, vaat, siis ma teen ära ja pitt läks liiga kaugele. Ei, see oli väga hea. Jürgen, kuidas sul läheb? Mul on ka üks lugu teile teha, kui oled seal valmis. Sul on üks lugu veel seal või? Mul on üks lugu veel, jah. Tee see ära, siis ma teen ka enda üle ja siis ongi, kui tõmbame sen kuradi lindi peale sellele kuradi kestale. Mulle meeldib see attituud. Kas me oleme valmis tänase õhtu viimaseks kohtingule? Korterikaaslase sõber kutsus mind välja. Oota, see läheb jälle juba nii keeruliseks minu jaoks. Väga keeruline. Korterikaaslase sõber. Korterikaaslase sõber. Oota, korterikaaslane, tal oli suvaline tüüp. Mind välja, tüüp oli enne juba veits kõver vist. Okei, see läheb veits keeruliseks mulle. Tüüp oli enne juba veits kõver vist. Kinos jäi igatahes magama. Peale filmi läksime baari, kus hakkas jooma nagu homset polekski. Isegi baaridaam, kes oli vist lausa ta tuttav juba, kutsus teda korrale, et ta teidil ju. Ükskord baarist tulema saime, tahtis minu poole tulla, et mu korterikaaslase pongi kasutada. N35. Sükka oli siis tänane viimane lugu. Aga mõtle, kui kaval sellel tüübil nagu vaata. Ta saab igal juhul selle Biffi poole vaata. Tal on nagu lihtsalt see, äkki ma ei tule sinu poole, aga ma lähen oma sõbra juurde siis. Jah, ma lähen Liisi juurest läbi. Jah. Lihtsalt istub seda samal diivanil. Jah, üks hetk on sinu toas. See oligi lihtsalt tüüp, kes nagu jahtis nagu seda draakonit, vaata. Hästi nagu puhkaski välja kinos ja siis lihtsalt heavy jooki, pong peale ja siis moka alla tuttu. Lihtsalt. Ja teku sa keerad selle. Mõnus, tahaks ka. Suurepärane. Ei legit, ma mõtlen selle loo peale järgmine kord, kui ma pihku panen. Nagu mitte selle loo peale, vaid selle algo loo peale. Yeah. See on fucking fire. See oli väga hea lugu. Ma räägin lõppu suvetuurilt ühe kohtingu loo või? No. See sa ei tohi rääkida avalikult see. Mis, ei, puhkui. Okei, pane hullu. Okei, läksime Saaremaal stripikasse. Mitte see, okei, ma mõtlesin ühte teist lugu. Ma mõtlesin see, kui vaata... Neid oli nii palju. See, kui sa nagu... Neid oli väga palju. Kui ma mida, Roger? Tead, kui sa tegid musi ühe teise koomikuga? See oli esimene õhtu. Aga kui me olime Kuressaares, läksime ühe teise koomikuga, ma ei hakka ta nime ütlema, aga ta on hästi karvane. Läksime... Ma ei hakka reetma, aga ta kannab värvilisi jersisid ja näeb välja, nagu ta peidab korvpalli. Aga läksime stripiklubisse, on ju, Ärtu oli kinni, läksime Royalisse. Mõlemad on Kiriku tänaval, siis saarlased vihkavad jumala. Nad on üksteise all. Nad on üksteise, jah, kohal, on ju. Läksime sinna, on ju, ja seal oli 2 stripparit. No õues sajab padukat. Pühapa õhtu, me olime ainsad kunded, on ju. Siis nad mingi tilistavad seal see madam, on ju, seda lehmakella, vaata, et ärgake üles, tulge kuradi välja. Siis tulidki mingi 2 sõjapõgenikku.
lihtsalt mingisugused Vene/Ukraina naised on ju. Aga see ongi see, et üks tuli agressiivselt mu juurde, ütleb, et ostad mulle joogi ka või? Ma olin nagu, et okei, ma siis ostan joogi ka ja siis Pärnu või see kuradi Saaremaa baarinaine ütleb, kuule tead ikka palju siin joogid maksavad, on ju? Ma olin, palju nad ikka maksta saad, nagu see väike jook on 30 €, suur on 50. Ma ostan ainult Sandrile. Siis ta nagu, ei, sa maksad nagu seltskonna eest ka. Mul on see, et see on väga väike jook tuli. Ja anyways, meil oligi 2 sellist slaavi naist, on ju. Aga me oleme mõlemad, me ei ole stripiklubi inimesed. Me nagu ei tea neid reegleid, on ju. Ja siis ongi, nad näevad, et meid on kerge ära kasutada lihtsalt. Ei, siis minu naine hakkas tundma ülimugavalt ennast. Ta võttis kontsad ära. Ütles, et et ma lähen suitsule. No ma olen maksnud juba, vaata. Ja siis oligi nagu trepi peal istusime, ta tõmbab toba. Tal pole enam kontsasid, tal on konversed jalas nüüd. Ja siis ütleb, mina kirjutan ühte raamatu. Siis ma nagu kuulan, ma olen nagu teidil temaga, mille eest ma nagu maksan. Ja siis pärast tuleme tagasi ja see sõber siis, karvane sõber, tal on see tema naine seal, vaata. Ja ta pole ühtegi kontakti temaga teinud, ta lihtsalt istub seal nagu mingi autistlik malenupp. Ja siis ma mõtlen, et aitangi nagu tal välja tulla oma sellest karbi seest, vaata, out of his shell. Siis maksin tema selle naisele, andsin 50 €, ütlesin, mine tee talle lapdants, on ju. Tee VIP-s talle väike sületants. Ja siis see naine ütleb, et sületants on 60 €. Ja siis ma andsin talle 50 ja 20, ütlesin, et ma tahan kohe tagasi, too mulle kohe tagasi raha. Ja siis ta läkski kassasse, tõi mulle 10 tagasi. Hästi seksikas tunne oli. See viis Sandri nagu sinna. Sinna VIP-sse, vaata. Olid seal mõnda aega. Mulle... ei lähe kunagi talle soojendama enam. Aga siis läksin selle Narva neiuga sinna ka VIP-sse, vaata. Tegi ka mingit tantsu mulle 60 € eest. Siis tulen välja sealt, tulen välja sealt nagu oma sellest VIP-ruumist, on ju. Siis tuleb see Sandri naine minu juurde. Ja ütleb, et kuule, saad mulle ühe suure joogi osta. Aga suur jook, sest väiksest mina ei saa väga, vaata. Siis mul on see, et sa lüts, petad juba. Juba petad. Ja siis kuidagi nad niimoodi väänasid. Meilt veel olid joogid välja, me tahame juba koju minna, vaata. Ja siis me hakkame nagu koju, kõndime juba koju, on ju, mõlemal mingi 160 € läinud. Ja siis üks mingisugune selline matsakas stripper, keda ma ei näinud, ta oli varjudes olnud. Terve aeg. Niimoodi sörgib meile järgi. Tema oli nagu Eesti kultuuriga kursis. Ta teadis, et neiud oleks pidanud meile maksma. On ju. Ja siis sörgib muidugi minu stand-up peal, algo läheb ära. Klassik. Aga siis tuleb see Eesti müta meile järgi ja karjub, et poisid, kas ma pilti saaks teha teiega? Ja siis ma ütlesin 60 €. Holy shit. Suurepärane. Jürgen, kas sa tahad teha väikse otsa siia? Ja, ma mõtlesin, et nüüd mul poliitikakarjääriga läheb veits putsi, on ju. Et ma mõtlesin, et ma lähen räpi peale üle, hakkan räppima. Ja, ma olen Jürgen Higi. Kuule. Naised on juba vaikselt märjad. Olen Jürgen Higi, tõmban paar konservi ligi. Turisti eine pasteed, konservkana, ära tuleta meelde asja vana. Ma ütlesin, et te olete vaesed, aga miks siis ainult kogu aeg kaebled? Nakatunud raibe, pane ennast põlema. Ütlesin seda ka, kohe hakkan tulema. Oota, mul tuleb veel, oota, see ei ole veel kõik. Kaunid suured silmad on tavaliselt kinnise suu kohal.
mida ütlen? Türa, mul on pohlad. Rahvas võib olla loll, aga valitsus mitte. Mina pean siin nuinutama nagu mingisugust kuradi titte. Pohhism, roppus ei ole, eelarvest raha puudu, pläs oled kole. Türa, oota, mul on veel veits, oota. Jaa. Mul on tõde, õigus, mängime malet ja mina olen võidus. Sina selle suhtes teed, mida sa selle suhtes teed? Mine poleeri oma vana 3 BMW-d. Türa, mul on Lexus ja Puntsomania. 1, 2, 3, see on Puntsomania. Kõik koos. 1, 2, 3, see on Puntsomania. 1, 2, 3, see on Punts. Kõik laulavad, kurat. 1, 2, 3, see on Puntsomania. 1, 2, 3. Türa, te ei saanud aru praegu. Me ei lähe kuhugi enne, kui kõik laulavad. 1, 2, 3, see on Puntsomania. 1, 2, 3, see on Puntsomania. Mida vittu? 1, 2, 3, see on Puntsomania. 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 Jürgen Higi, teeme ühe aplausi talle, väga hea. See on Puntsomania. Nii sitt, et peaaegu hea. Selline oli Puntsomania 4. osa. Holy shit, see oli legendaarne. Teeme ühe suure aplausi tänastele külalistele. Fucking legendaarsed päiksejänkud. Roger Daniel Weinbergs. Need oleme meie. See on asi, mis te siin täna läbi elasite koos meiega. Aitäh, et tulite, aitäh, et vaatate. Üks asi meil on teha, me peame fucking selle konversi ketšid välja loosima. Oh yeah, ja Ulakas Kaunitarist on ju sooduskoodiga jänkud. Saate nagu vaata, saate selle igast nodi. Suurepärane, aga kellele me anname selle, need ketšid? Kes see oli seal alguses see lugu või mäletate seda või? Matuse Roadhead. Jaa, tänks, et meelde tulutasid. Ma olen nõus, olete nõus? See oli päris haige lugu, see oli väga haige lugu. Matuse Roadhead võitis, üks aplaus teile ka. Suurepärane, veel kord üks aplaus. Aga tule oma sellele ketsile järele ka. Ja. Sa pead ise tulema. Kirjuta mul Insta DM, Daniel Weinbergs, Jürgen Higi. Suur aplaus teile ka, et te kohale tulite. Aitäh, et toetate, käite vaatamas. Aitäh, palun tehke endale aplaus. Palun. Te olete väärt seda. Aitäh teile seal tagareas. Aitäh kõigile. Aitäh. Mina olin Hendrik Puntso. Järgmise korrani. Tšau.